Tere armsad, ilusat algavat nädalat, märtsi teine pool on juba kätte jõudnud. Nädala energiat natukene tunnetasin siin, mis siin kollektiivselt üleval on. Mul tekib sihuke tunne nagu üks suur pall energiat muudkui niimoodi kuhjub ja seal palli sees on juba energiat nii palju, et on üle pinge. Ja see pall üks hetk plahvatab ja tekib vabanemine. Ei teki kaos, vaid tekib lõdvestumine ja vabanemine. Ja sellega seostub mulle öeldakse vestlus. Mingisugune oluline vestlus, milles saavad südamed tühjaks puistatud. Ja tekib selgus ja rahu ja kuidagi selline nagu lahknemine. Et midagi on nagu võib-olla kogunud oma energiat ja mis kogu aeg kasvab ja see ei ole saanud lahendust ja see poolik energia või nii-öelda need lahtised otsad on muudkui keenud ja keenud. Ja siis tekib see oluline mingisugune murrang, oluline vestlus, oluline südamesse vestlus, siis see energia rahuneb maha ja saab minna nagu oma teed. Et tundub, et see, mis siin tahab lahendus saada suhete teemal, tuleb suhete teema ülesse, ei ole see, et saaks ära lepitud ja kokku tuldud, vaid vastupidi, et me saaks rahulikult eraldi teed minna. Mingi selline energia. Et mingisugused karmakohad, karmalõksud öeldakse mulle, et nagu mingisugused lõksud hoiavad endiselt veel kinni, konksud, et ei saa inimesest lahti, kuigi juba tahaks vabanemist, tahaks selginemist, tahaks rahu, aga mingid konksud hoiavad veel kinni. Sellest on puudu üks oluline vestlus. Et saaks need konksud sirgeks teha ja saaks toimuda vabanemine. Mingi selline energia tuli läbi kanalduse, aga vaata, mida kaardid räägivad. Tõmban siin esimesena sõnumikaardid meile algavasse nädalasse kollektiivselt. Mis on see kollektiivne sõnum? Jälle distsipliin. Kas meil mitte nädalavahetus oli tulnud ka distsipliinikaart, et see distsipliin mulle tohutult seostub praegu selle nagu enda väärtusesse kindlaks jäämine, nagu sauade 7 energia, kui sa tunned tarot, et see olen 2 jalaga maa peal, seisan enda eest, seisan enda õiguste eest ja ma ei lase ennast kõigutada. Ja võib-olla siin selle nädala jooksul tuleb ikka üles mingisugused sellised teemad, kus sinu jalgealust võib-olla tahetakse natukene kõigutada, sinu emotsionaalset seisundit tahetakse natukene kõigutada ja kui distsiplineeritud sa oled, kui kohal sa endas oled, kui teadlik sa oled sellest, kus sina seisad. See seisukohtade teema on ikkagi nagu, tuleb mulle sõnumina läbi, et ma juba üle-eelmine nädal rääkisin sellest, kus kohas sa seisad. Teadvusta, kus kohas sa seisad, mille eest sa seisad ja kas üldse on vaja seista, eks ole. Et kas see distsipliin praegu on sinu kasuks või sinu kahjuks. Mida autor selle kaardi kohta on välja toonud, on ka selge kommunikatsioon. Selge kommunikatsioon. Ma ju rääkisin vestlusest just hetk tagasi. Selge kommunikatsioon sellest, mis toimub sinu sees, et ei jääks segaseid asju veel ülesse, et see energia, mis pulbitseb, saaks rahu, et ei oleks veel sellist keemist seal, on ju, ja neid poolikuid otsi rääkimata, välja ütlemata sõnu.
mõistuse ja hinge kooskõla on selline kaart, et ei jääks asjad poolikuks, et ei jääks asjad ütlemata, et ei jääks asju varjatuks, vaid oleks kooskõla. Sa saad ise aru, mida sa tahad, eks ole, mis su sees toimub, mida su hing tahab, mida su mõistus tahab ja mis on see harmoonia. Et ei jääks üles mingisuguseid segaseid kohti, see segadus on ka väga kõnekas praegu, et ei tekiks segadust, ei tekiks valesti mõistmist, et ei tekiks valesuundasid. Ja sellepärast on vaja olla hästi oma keskmes, hästi kohal ja mitte astuda samme liiga kiiresti või pigem uisapäisa. Kiire astumine alati ei tähenda, et oleks asjad läbi mõtlemata, pigem selline segaduses olekus ja uisapäisa ei tohiks praegu teha erinevaid otsuseid, samme ega öelda sõnu, sest need külvavad veel rohkem segadust. Need kõik, mida sa praegu väljapoole annad, peaks tulema sisemisest tasakaalust kohe nagu eriti tähelepanelikult. Et need energiad meie ümber ei pingestuks veelgi, sest mul on tunne, et väga paljud ootavad juba mingisugust lõdvenemist, saaks kuidagi lõõgastuda. Ma ise tunnen ka, et need energiad on praegu minu jaoks isiklikult siuksed pingestavad. Aga vaata, mida tarokaardid ütlevad nädalasse kollektiivile, mis meil siin üleval on. Nii. Meeldib, et paki all oli maailmakaart, mis näitab tsükli lõppu, uue algust, midagi saab lahenduse. Väga selge mõistus tuleb tooma mõõkade kuningas. No nii selge, et on kohe täiesti klaasselge. Mitte midagi ei ole varjatud, mitte midagi ei ole ütlemata jäetud, aga on öeldud niimoodi, et mitte halvasti, eks ole, et ei ole mindud liiga otsekoheseks või liiga ülbeks, vaid on puhtalt, selgelt, strateegiliselt asjad aetud. Ei ole lastud liiga palju või seda emotsionaalset keha siia vahele segada, et emotsionaalsed otsused ja tunnetused teinekord lähevad liiga pilla-palla, eks ole. Et see mõõkade kuninga energia praegu tundub nagu hästi-hästi vajalik olevat. Selge kommunikatsioon jälle mõõkade äss. Midagi saab läbi vestluse selgeks. Mingisugune tõde, mingisugune midagi, mis on kaua olnud selgusetu, tuleb nüüd välja. Mõõkade 7, apikene. Mõõkade 7 näitab ka, et midagi on olnud varjatud. Midagi on peidus. Midagi natukene nagu susserdatakse ja nagu mõõkade kuningas tuleb tooma strateegiat. Mõõkade 7 näitab manipulatiivset strateegiat. Näitab seda kohta, kus strateegia on läinud juba üle piiri, kus ei ole enam seda head tunnetust kõrval, vaid on see külm kalkuleerivus. Et selline hoiatus nüüd selle ümber, eks ole, et ei lähe sinna liiga külma kohta, et ei tohiks sõltuda küll emotsioonidest liigselt, eks ole, aga et ei läheks liiga külmaks. See oleks see kuldne kesktee ja mulle tekib siin praegu ka see tunne, et sel nädalal inimesed võib-olla valivadki olla väga sellised konkreetsed ja sirgjoonelised, mis jätavad mulje nagu see oleks ülbus või et see oleks nagu salvamine, aga see mingisugune vorm enesekaitsest, et see kuidagi see inimeste väsimus ja tüdimus mingisugustest olukordadest peegeldub juba sellise külma käitumisena, et ei tasuks võtta kõike isiklikult ja enda puhul pane ka tähele, et mismoodi sa käitud iseendaga, mismoodi sa käitud teistega, kas sa oled kohal, kas sa märkad seda, mis headus sinu ümber on, et
Võib-olla sa oled külmaks ja kalkuleerivaks läinud lihtsalt selle tõttu, et sa valid mitte vaadata headust. Karikate 4 on täpselt selline kaart, et su nina ees on olemas täis karikas, aga sa keeldud sinna poole vaatamast. Selline melanhoolne, ükskõikne, apaatne seisund. Et su nina ees tegelikult on see selgus ja need lahendused kõik olemas. Ei pea minema liiga ülbeks, ei pea minema liiga emotsioonidesse. See õige kuldmuna on su see ees olemas. Ja kui sa selle vastu võtad, tuleb karikate 2. Ilus harmoonia, kokkusulandumine, ühtekuulumine. Ma küll rääkisin siin eri teed minemisest, aga see kokkusulandumine alati ei pea toimuma väliselt, see võib toimuda ka sisemiselt. Et tänu sellele, et sa mingisuguse olukorra, suhte või inimesega saad minna eri teed, sul toimub iseendaga kokkusulandumine. Sa saad lõpuks iseendasse tulla, sest sul ei ole seda segajat vahel, seda mõõkade 7 energiat ei ole vahel. Ja sa saad täiesti karikate 3 ka ilusasti tulla iseendasse tähistama. Müntide 9 on see energia, kus lõpuks saan ennast väärtustada. Lõpuks saan olla iseendast teadlik. Müntide 9 energia on väga teadlik iseenda piiridest ja sellest, palju ta annab ja palju ta ei anna. Ta on väga sellises eneseväärtuses kohal. Ja mulle tundub, et see nädala olukord, mingisugune sündmus, mis tuleb läbi selle külma kalkuleerimise või teadliku kalkuleerimise, ütleme niimoodi, sa jõuad paremini lähemale iseenda väärtusele. Sellele täpikesele iile võib-olla, mis sul praegu puudu on ja mis takistab sul astuda seda sammu, mis vabastaks kogu selle energia, mis sinu ümber on. Karikate 5 jälle tuleb siin näitama. Sauad 9 ka, et juba on kopp nii ees lihtsalt. Väsimus on suur, ei jaksa enam, aga sauad 9 ütleb natukene veel. Natukene veel, siin tahab mingisugune väga oluline pöördepunkt tulla. On tasakaalukaart, on maailmakaart ja on surmakaart. Midagi väga olulist tahab pinna peale tulla. Midagi väga olulist tahab selgeks saada. Midagi, mida sinu intuitsioon või sinu sisemine taju juba teab. Sa juba tead, et see iva on seal, aga midagi takistab sul selle ivale järgi minemast. Midagi takistab sind neid õigeid sõnu välja ütlemast, midagi takistab sind seda sammu astumast, eks ole. Et sa tead, kus su kuldmuna on, aga sa ei julge. Sa ei julge sellepärast, et see karikate 5 tuleb tooma siia seda mineviku energiat, sest mis näitab seda, et minevikus sa oled astunud sarnase sammu ja sa oled saanud vastu näppe. Aga see minevik ei ole tänane päev, eks ole. Siin kaardid näitavad tasakaalu. See, et sa astud selle sammu, mis sind natukene hirmutab ja toob minevikust üles seda mingisugust vana valu, see on lihtsalt meenutus, see lihtsalt peegeldus, see ei näita tänast reaalsust, on ju. Et see tulemus tegelikult saab olema teine, mis oli minevikus, väga palju loeb siin sinu suhtumine ka. Et millised on meie õppetunnid? Kas meie õppetunnid on lõhkuvad või vabastavad? See on kõik perspektiivi küsimus. Sest lõhkumine toimub ju, midagi lõhub ära, eks ole, kui me mingi otsuse teeme, toimub lõhkumine. Kas sa võtad, et see on kui vabanemine või et see on kui purunemine? Perspektiivi küsimus, nagu ma ütlesin. Aga tundub, et midagi, mingisugune väga oluline selgus, väga oluline vestlus siin selles nädalas tahab lauale tulla. Midagi, mis on ammu peidus olnud ja mis ei ole lasknud sul edasi liikuda.
tahan küsida veel ühe küsimuse. Kas meile tuleb siit ka mõni nõuanne? Mõni täpsustav nõuanne. Ja kuu tuleb ikkagi tooma seda intuitsiooni usaldust. Kas meil mitte nädala lõpus ei ole jälle noorkuu aeg? Kui ma ei eksi, 18-19 hakkab kuu hästi looma. Kas selle jooksul midagi toimub? Nädala lõpus on kuu loomine vist, siis meil tuleb Merkuur retrokraadist välja, siis meil on pööripäev ja siis meil on jälle uus aasta. Juba mitmendat korda, eks ole, ehk siis looduse rütmide järgi algab uus aasta. Ehk siis algab kevad ja uus aasta algab alati kevadega, algab õitsemisega. Ei alga keset sügavat talve, keset sügavat talve und. Nõuanne meile. Leia nüüd oma fookus. Ja müntide 2 tuleb siia seda pendeldavat energiat tooma. Mõõkate kuninganna jälle see tugev selgus. Vaata, mis tal siin mõõga otsas on, liblikas. Või mitte mõõga otsas, käe otsas, on liblikas. Liblikas tuleb selgust tooma. Liblikas tuleb tooma hingevabastust, transformatsiooni, eks ole. Liblikas on see, kes sellest ussikesest, väikesest inetust ussikesest transformeerub see ilus, kaunis liblikas. Et vaata see energia. Praegu on see ussikese faas, mulle tundub. Nukkumise faas. Ja liblikaks sa sünnid puhtalt läbi otsuse. Teil ei olegi mitte midagi muud vaja, otsus. Müntide 2 tuleb seda otsust tooma. Sa praegu oled nagu siin ja seal, otsusta ära. Kumb pool? Luba endal ümber sündida selleks liblikaks. Ja lase endale edasi liikuda. Nii ilus, karikate 2 tuleb jälle. Ja siin tuleb jälle seda edasiliikumist näitama rahulikumatesse, stabiilsematesse vetesse, kus on palju rohkem selgust, palju rohkem stabiilsust. Mõistuse tasandil on veel siin mingisugused häired, konfliktid iseendaga, selline vastuhaukumine iseendale justkui nagu ja kahtlemine, mitte usaldamine. Aga jälle tuleb see lause, et head tulemused on otsuse kaugusel. Olgu see siis otsus energeetiliselt, et jah, ma olen väärt. Olgu see otsus teha suu lahti, et rääkida hing puhtaks. Olgu see otsus teha mingisugune samm oma tuleviku heaks, oma arengu heaks. Otsus, midagi seostub ka kohe karjääriga, et otsus enam mitte nii vähesega leppida. Aga see seostub mulle kuidagi karjääriga praegu. Et ma ei lepi enam nii vähesega, ma ei lepi, et tööl mind niimoodi koheldakse või mingi selline energia. On ju. Et see otsus ja siis samm, kuigi see samm on hirmutav, aga kus mul siin on see mõõkate 6, mida see mõõkate 6 näitab, et tormisest vetest liigutakse rahulikumatesse vetesse. Et läbi selle otsuse ja selle astumise tuleb klaarsus. Ma ei kasuta sellist sõna eriti. Tuleb klaarsus. Tulevad asjad klaariks. Ja sa saad oma rahu. Mida see karikate 3 ja karikate 2 tooma tulevad. Karikate 2 on meil ka siin ilusasti olemas. Mulle meeldib, et sauade kuninganna kukkus praegu maha. Ka mul siin jälle laual on, et see on see magneetilisus. Ma tean, et ma olen väärt ja mul ei olegi rohkem vaja seda tõestada. Ma lihtsalt ise tean. Ja jälle kukkus. Ma kehastan enda väärtust.
Ma ei lähe seda välja karjuma, jalgu trampides nõudma, vaid ma siin ja praegu kehastan enda väärtust. Olen magneetiline. See on naisenergiasse liikumine. Magneetilisus, eks ole, et ma olen oma kohal, ma tean oma väärtust ja ma ei pea oda käes seda tõestama, ma ei pea vallutama, ma lihtsalt olen. Ja see pole minu probleem, kui keegi teine ei usu, mina ise tean. Selline kindel, stabiilne, olen oma kohal, seisan oma tões ja vähes energia. Vot nii. Aga nüüd siin ma tõmban otsad kokku, korjan oma kaardid maast üles, mis siin ringi lennata tahtsid. Mõnusat nädala jätku sulle, loodan, et see selgus, mida sa oled otsinud, kui sa oled otsinud, jõuab lõpuks sinuni ja tuleb see vabanemine koos selle nädala lõpuga, kui planeetide seisud ja energiate seisud taas kord muutuvad. Kõike head, tšau!